jätkame saatega Mis teed ja nüüd on aeg lüüa põhja nunnumeetrit, sest et me hakkame rääkima ja loomulikult mitte ainult rääkima, vaid ka vaatama ühtesid vahvasid koduloomasid. Eesti levinumaks koduloomaks peetakse koera, neid on meil üle 300 000. Siis on kassid, siis on erinevad värilised, siis on veel linnud, kalad ja nii edasi, aga ühed ütlemata vahvad koduloomad, kellest on mitte ainult silmailu, vaid ka päris korralikult kasu, on ka viimasel ajal järjest populaarsemaks muutuvad alpaakad. Nii et lähme vaatame, mis imetegelastega tegemist on. No tere, Andres! Tervitus! Väga meeldiv. Kuule, 30 minutit Tallinnast Pärnu poole liikuda, natukene maad keerata Haapsalu peale ja siis järsku oledki sellises muinasjutulises maas, nagu seda on siis Muumiaru alpaaka farm. Sina kui peremees räägi meile, millal sa selle kauniduse siin valmis püsti panid? No selle hoone külastajate jaoks alustasin 4 aastat tagasi. 3 aastat oleme siis juba külastajad, sel suvel saab 3 aastat täis, kui me külastajad siin hoones vastu võtame ja juhatame nad siis alpakade juurde edasi. Siin hoones saab siis seminare pidada, sünnipäevasid pidada, osta alpakadega seotud kaupu, villatooteid. Aga alpakad olid ju enne seda kindlasti. No esimesed alpakad tulid meil nüüd kevadel saab 10 aastat täis. Okei. Siis kui me esimesed alpakad võtsin, vaatasin, et juba ägedad loomad on. Põhimõtteliselt võib öelda, et tegemist on siis Eesti põlisloomaga juba või? Ma varsti on ta küll, jah. Eriti kui meil siin Põhja-Eestis läheb veel suuremaks kasvatuseks, et siin järjest inimesed võtavad endale 2-3 looma koduaeda, kellel on suuremad aiad, kes maapiirkondades elavad. Et väga vaiksed loomad, häält ei tee, naabrid on rahul. Nii et põhimõtteliselt nüüd me saime juba ka vastuse küsimusele, miks just alpaakad, aga tegelikult ju alpaaka lisaks sellele, et ta on vaikne, viisakas, ilus loom, on ta tegelikult ju ka väga kasulik, nagu sa ise juba ütlesid, et alpaaka villast on võimalik siis ka teha väga-väga mitmeid ja erinevaid tooteid. Jaa, see alpaaka vill on ju lambavillast 7 korda soojem, kui sa ühe kampsuni paned alla talvel, üheks kihiks, siis kui sa liigutama hakkad, siis võib hakata natuke liiga soe. Okei. Et sa pead vaatama, kui paksu mingi kampsuni või mingi asja endale alla paned. Ja samamoodi käpikud ja kindad ja kõik see muu mütsid, et mida iganes, kõigil on saada siin, on nii naistele kui meestele saada ja lastele. No me oleme rääkinud praegu alpaaka iseloomust ja alpaaka kasulikkusest, aga tegelikult me saa üle ega ümber sellest, et ka alpaaka välimus on juba selline, et tahaks minna ja niimoodi nunnutada teda, et ma ei tea, lähme vaatame neid kaunidusi. No lähme vaatame, kus nad on. Nad on tõelised muumitrollid tegelikult. Eriti praegu, kui nad on veel pügamata. Siis kui nad pügatud, siis nad on parajad kripsujukud. Okei. Nii et otsime üles ja vaatame, mida nad meil täna põnevat räägivad. Ja lähme. Lähme. No nii, ja me ei lähe alpakade juurde mitte tühjade kättega, viime nendele sellist toredat maiust. Mis asjad need siin on sees? Need on vitamiinid, mineraalid, makro-mikroelemendid, kõik, mis alpakad peavad endale igapäevaselt saama. Me proovime ka. Mõnusalt soolane. Hakka või veganik seal. Kvaliteetsemat sorti salat. Kuivsalat. Alpakad võtavad seda nii aplat enda sinu käe pealt, et nemad arvavad, et see on kombi eest neile. Okei, no peas, et näpud alles jäävad. Aga alpakadel on need allahambad, ülevallambad ei olegi. Jaa, alpakad ongi need loomad, kes ei ammusta. Aga kõdi võib olla käe peal. Kõdi või? No seda ma olen ka lugenud, et alpaka tegelikult oma arvamust avaldab ka selliselt, et kui tal ikka midagi ei meeldi, siis ta sülitab. Reeglina nad küll omavahel seal kaklevad või mitte ei kakle, vaid sülitavad teine teise peale, kui kaitsevad oma toidu poolist. Aga mõnikord võib juhtuda, et ka inimese pihta. Üldiselt inimese pihta on esimene sülitamine on tühi õhulöök. Hoiatus. Ja kui sa siis, ja see on hoiatus, kui sa siis aru ei saa, et sa midagi valesti tegid, siis tuleb ikka korralik roheline maosisu, see ei ole sülg, see on mõnus pulberi soe toit tuleb, esimesest maost. Alpakal on 3 magu, nii et kõige esimesest tuleb. Nii et põhimõtteliselt alpakad on nagu vanakooli miilitsad, et esimene pauk õhku ja siis juba. Ja siis edasi. Näe, aga vaata, siin nad ongi. Oi, millised ilusad. Ja plehku ka ei taha panna. Tere! Eks nad vahepeal käivad siin aiast väljas, aga üldiselt nad teavad, kus nende koht on. Okei. Ära neil topsist luvad seal süüa. See oli eriti ablas. Tema ongi Roosi meil. Roosi? Tema on ainuke, keda võib pea pealt katsuda. Roosi. Teine on siin Karamel. Oi, kui ilus. On 3 teismeline ka. Nii. Paned niimoodi käe peale, jah? Päris mõnus. Nii, ei võta siit seest ei võta. Roosis oled ikka väga julge, ma peaks mainima. Nii. Ja alpaaka eluiga siis on meil
seal dateeritud on 20-25. 20-25 ja need on sul nüüd, kui palju siin on 10-aastaseid? 10-aastaseid on paar tükki ainult. Keskmine eluiga on meil siin 5-6 aastat. See on nüüd hoiatushääl. See on üks valjemaid hääli, mis nad üldse teevad. Ongi nii, suhke mõnus piits või? Jah, aga see on hoiatus teistele. Mul on seal koerad teised pool aeda ja kuskil nad näevad, et liiga lähedal on tulnud. Ja nüüd vaatad. No võt. Ja kui selles vaata, alpakad on selle koha pealt ka nagu ikkagi lahedad loomad, et nad ei ole nagu kõik nii-öelda ühe vitsaga löödud, vaid iga ühel on ikkagi nagu oma isiksus ja see kuidagi nagu väljendub ka selles välimuses, et soengud on nendel erinevad ju. Jah, nüüd on eriti peale pügamist teeme ise neile soengud, aga nüüd, kui hakkab enne pügamist tuleb nende loomulik soeng välja. Mõnel on paras punkari soeng. No on. Ma tunnistan ausalt üles, et ma arvasin, et nad on nagu natuke aramad loomad. Tegelikult nad on päris julged, nad on väga tublid, hästi sõbralikud, aga tegelikult ju alpakaga ju ka on mingisugune käitumis nii-öelda reeglistik või koodeks, et näiteks kui inimesed tulevad siia, et mida nagu tohib teha ja mida ei tohi teha. Jaa, selles kõige esmane reegel ongi see, et ära satu alpaka taha ootamatult, ära katsu tagantpoolt, ära katsu ka kõrvu ja pead, kui alpaka ei taha seda. Kui ta lubab, siis on teine asi. Okei, kuidas nad talve Eestis üle elavad? Neil on Eestis väga äge siin olla. On jah? Muidugi. Siin meil on ju stabiilne, kui on siis -25, paar nädalat ainult. Ja see neid üldse ei morjenda. No ma just mõtlen, et kui nad nagu nii-öelda pärinevad ikka pigem sealt Ladina-Ameerika ja sealt kandist, et võiks ju arvata, et on sellised pigem nagu sellised sooja kliimaloomad. Aga samas ega seal mägedes vist päris soe ei ole, et seal on ikkagi... Seal on päeval soe. Öösel on külm, seal temperatuuride kõikumine on seal ikka palju karmim kui meil siin. Meil on stabiilne. Nüüd me oleme küll suurteks sõpradeks saanud. Tulistan ausalt ülesse. Suvel juhtub seda väga tihti, kui ühele loomale nagu pühendad piisavalt palju, kuskil 30-35 minutit, siis ta tuleb, viskab sinu ette maha, istub ja siis sa võid teda kallistada. Ongi nii või? Pildistada, musitada, kõike võid teha. Ta lubab seda teha. No näed. Ta tunneb, et siis oled sina tema inimene. No aga siis ongi väga hea. Suvel näiteks, kui on ilm ka vähe soem, tuledki siia terveks päevaks need kasvõi. Jaa, selle tuledki, siis kui me avame, selleks hetkeks tuled kohale, saad kogu selle aja selle pileti rahast siin olla. Sa ei pea see 45 minutit olema. Võid ka see 3 tundi või 4 tundi. Ja ongi. Ja kui peaks vahepeal vihma sadama hakkama või tahad mingi suurema seltskonnaga tulla sünnipäeva pidama, siis sees on sul ruumid täiesti selleks olemas. Jaa, see mahutab ju pea 35 inimest sinna sisse ära, paneme mõned toolid juurde, 10 tooli juurde saab 45 inimest sisse ja ilus ilmaga saab meil siin samas kiikide peal ju pikniku pidada. Juba praegult, eelmine nädalavahetus siin peeti pikniku, et ilus ilm on, siis tasub tulla.